Selleks, et teie keha oleks terve ja te elaksite ilma tablettideta, alustage juba täna oma mõtetest, alustage sisemisest tundest, vabanege egoistlikest eraldumise programmidest, vabanege egoistlikest kadeduse ja vihkamise programmidest. Seega niipea, kui teie sees tekivad halvad mõtted, kadedus, vihkamine või mingi muu egoism, mõistke kohe, et need ei ole teie mõtted, et see ei ole teie ise, kes mõtleb, see ei ole kõrgema looja meele, kõrgema meele jumalik kolmainsuse olemus. Tema ei mõtle nii. Selline olemus ei saa niimoodi mõelda. See olemus loob kõike, mida näete enda ees, enda kohal ja enda ümber. See olemus ei ole võimeline kadestama, see olemus ei ole võimeline halvustama, ta on võimeline armastama kõike, aitama kõiki ja elama rõõmus. Samastage ennast selle olemusega, tegelikult te oletegi see seisund. Te olete loojad ja kujundajad, te olete kõrgema meele olemus, kes tuli siia maailma ennast arendama. Inimene oma olemuselt, oma kõrgema olemuse järgi on täiuslikkus ise, kuid temas eksisteerib ka teine olemus, egoistlik meel ehk ego. Ja ego klammerdub alati mõistuse programmide külge. Miks ego klammerdub mõistuse külge? Sest ego ise on programm, mis eksisteerib teadvuses. See on madala taseme programm, on olemas erinevad tasandid, mitmemõõtmelisus, mitmetasandilisus ja multifunktsionaalsus. See programm suhtleb egoistliku seisundi madalate vibratsioonidega, kasvatades inimesest teist mina, kehaego, egoseisund. Ja paljusid inimesi harjutatakse juba lapsepõlvest saadik sellega ning nad samastavad end selle ego-kehaga. Keha-ego õpetab last ja hiljem täiskasvanut mitte elama rõõmus ega kasutama oma loomust, oma üleloomulikke võimalusi ja võimeid, vaid vastupidi, lülituma pideva hirmu ellujäämise protsessi. Seal käivituvad ainult alateadlikud programmid, millega inimene sünnib ja mis pärinevad loomulikust olemusest. Neid nimetatakse instinktideks ning inimene ei ela enam oma arenenud teadvuse ja võimete järgi, mida ta omab, vaid üksnes instinktiivselt püüdes pidevalt ellu jääda. Kõik haigused saavad alguse peast. Iga hirm, iga agressioon, iga tüli viib teid haiguseni. Te olete seda ju isegi oma elus märganud. Niipea kui te kellegagi tülli lähete, kellelegi rahulolematust väljendate või kedagi vihkate, jääte kohe haigeks. See on tõestus sellest, et ego põletab ja hävitab teid esmalt peentasandil ja seejärel ka füüsilisel tasandil. Alguses te tülitsete, solvute, mõistate hukka, vihkate, ahnitsete, kavaldate, petate ja eksitate teisi inimesi ning seejärel tulevad haigused. Ja mu kallid, kõik toimubki just nii. Inimkond peab ärkama. Ja kui inimkond tahab olla terve, siis tuleb kõiki neid nõuandeid ja soovitusi järgida. Tuleb hakata enda eest hoolitsema. Inimene, kes soovib head, peab kõigepealt ise seda head teistele inimestele kiirgama ja alles siis väärib ta seda head ka enda jaoks. Kui inimesed ei tee teistele head, tegelevad nad enese hävitamisega. On olemas selline väljend, anda ja võtta on üks ja sama ja mu sõbrad.